tervitused filmifestivali juurest. Oi kui ilus kaja siin on. Ma leian õige nupu ülesse. Julge hundirind on rasvane ja 23 aastat tagasi hakati tegema Eestis filmifestivali. Ja ma käin kiirelt üle, kuhu on festival täna jõudnud. PÖFF on A-kategooria filmifestival, ehk siis maailmas suures pildis me asetume oluliste filmifestivalide kõrvale ja seda näitavad nii meie väliskülaliste numbrid, mis sellel aastal on juba 1500 väliskülalist, erinevalt siis, kas see on seotud filmidega või on see seotud konkreetselt filmitööstusega. Filmifestival ise koosneb peamiselt 4 struktuuriüksusest. Loomulikult meil on põhifestival, mis on ka Tartus ja kuna meil praegu filmifestival käib, siis ma teen reklaami. Palun minge kinno, Elektriteater, Ateena keskus kuni 1. detsembrini. Väga head filmid. Siis meil hakkab nüüd pihta uuest nädalast Tallinnas Nordic Hotel Forumis erinevad filmitööstuse üritused, ehk siis Industry at Tallinn and Baltic Event. Ja see on üks oluline osa festivalist, mida me jätkuvalt arendame. Ja see on nüüd ka, mille pärast festivalil on A-kategooria. Siis meil on alafestivalid, on Justfilm, mis on mõeldud lastele ja noortele, ja PÖFF Shorts, mis on siis animatsiooni ja lühifilmide festival. Sellel aastal on meil ka uus alafestival ja Kinnoff, ehk siis täna ma võin öelda, et PÖFF toimub 5 linnas Eestis. Et kindlasti te mäletate aega, kus PÖFF oli tõesti erinevates kohtades üle Eesti. Vahepeal just selle A-kategooria tingimustega me tõmbasime ennast Tallinnasse ja Tartusse, siis sellel aastal juba jälle meil on Narva, Kohtla-Järve ja ka filme näitame Raplas. Natuke numbritest. Festival on tõesti oluline ja seda jälgitakse üle maailma, et erinevate meediakanalite kaudu võib öelda, et me jõuame 1,5 miljardi inimeseni. Ja see on siis, ütleme kuskil 40 erinevas keeles. Väga oluline on meie koduleht pov.ee ja sealt te leiate informatsiooni nii siis põhifestivali, alafestivalide, erinevate eriürituste kohta, et festivaliga käib kaasas alati melu. Ja koduleht on oluline ka festivali meeskonnale endale. Et kui te kujutate ette, see suur festival, kogu aeg tulevad uued uudised, siis see koduleht on nii vabatahtlikele kui ka palgalistele tiimiliikmetele väga-väga oluline. Siis natukene minu tööst. Mina kui koordinaator, kuidas seda suurt pilti näha, kuidas seda edasi anda. Ja ma korraks mõtlesin läbi, et tegelikult see kaardistamine ei ole päris nii lihtne, et nagu me oma organisatsiooni sees seame, 1. september, öelge mulle, mida te vajate, ja ma leian need teile. Et reaalsus on see, et see vajadus kasvab protsessi käigus, et kui ma saan 1. septembriks siin umbes 60% infost, on juba väga äge. Siis ma olen juba nii, hakkame tegema. Ja siis hakkab seda järjest tulema, keegi veel alles mõtleb, väga palju oleneb näiteks filmikülalistest, kes alles ostavad oma lennukipileteid ja mõtlevad, kas nad teevad siin üritust või ei tee. Et koordinaatorina kindlasti ma soovitan väga palju kannatlikkust ja kommunikatsiooni oma meeskonna sees, et mis on olukord, kas tuleb või ei tule, millal tuleb, et ise ka panen alati küsimärgid endale kirja, et võib-olla siia tühja ruumi tekib midagi, kuhu on vaja ühel päeval 20 vabatahtlikku, palun. Millest koosneb meie meeskond? Eelmisel aastal meil oli ligi 405 vabatahtlikku. Keeruline on seda numbrit paika panna, mulle väga meeldis Eha ka ennem tõi välja, et meil on need vabatahtlikud ju väga erinevates osakondades ja siin tegelikult ma ei ole pannud täpselt, millised on meil e-vabatahtlikud, aga PÖFFil on palju neid, kes aitavad distantsi pealt.
Näiteks see aasta mul oli intervjuu ühe eestlasega, kes töötab Hispaanias, hullult tahab PÖFFi panustada. Et ta on hull fänn, aga kahjuks ta on Hispaanias, kuidas ta saab panustada. Ja lõpuks me jõudsime sinna, et ta aitab tõlgetega. Ja distantsi pealt töötab, aga jällegi keeruline olukord, aga ma ei saa sulle filme pakkuda. Ei ole midagi, ma panustan, ma tahan, et Eestis läheks hästi. Siin on oluline ära märkida veel see, et PÖFFi vabatahtlikud on väga kindla suunitlusega ja kas nad ise tahavad mõnesse konkreetsesse meeskonda või nad tulevad ja ütlevad, et nii, siin ma olen, mul on need oskused, et kuhu te mind paigutate siia suurde pilti. Et see koostöö on, ma arvan, ka iga organisatsiooni juures, sest kui vabatahtlik tuleb ja ta tahab olla just oma sotsiaalmeedia oskustega, siis ta kõige suurema tõenäosusega ta jääb organisatsiooni juurde, kui ta saabki panustada oma sotsiaalmeedia oskustega. Et ma ei hakka teda autojuhiks sundima. Muuseas, autojuhid on päris head jääjad ja tulijad ja nemad väga tahavad olla autojuhid. Kuidas seda meeskonda hallata? Anna kohe teab siin. Meil on, kui ma küsin, kes on olnud PÖFFi vabatahtlik? Käsi püsti. Vaadake, kui palju. Väga äge. Aitäh teile. PÖFFi ja vabatahtlikud, muuseas kõrvaljutt, 23. aasta, kõige vanem vabatahtlik, kes meil on olnud, kas on 13 aastat olnud PÖFFi juures. Ja et selline traditsioon on väga hinnatud. Mida me kasutame, on erinevad töövahendid ja ankeedi ma teen J-vormis, see on selline ankeet, kus ma saan kohe tema käest kaelakaardi jaoks pildi. Ma võtsin oma kaelakaardi kaasa, sest kaelakaart meil on ka töövahendina väga oluline. Ja see on midagi, mida vabatahtlikud ka soovivad endale meenena, ja nad hoiavad seda endale. Aga see tagab siis neile ka need soodustused kinno sisenemisel ja piletite ostmisel. Et siin on kindla koodiga ja kindlate õigustega. Sest meil on 10-12 erinevat kaardikategooriat, on kõik eri värvi ja see on üks töövahend. Siis Google Drive meeskonna vaheliseks suhtluseks, tabelite jagamiseks, ma ei räägi ainult siin kontaktandmete, vaid ma räägin siin ka toidu eelistuste, pusa suuruste kogunemisel, et mul oleks kohe see andmebaas olemas. Siis Eventival on selline jällegi online keskkond, kus me teeme kaarte, kus me teeme kaelakaarte ja sinna me paneme sisse siis ka festivali külalised, festivali tiimi, kõik inimesed, kes on seotud konkreetse festivaliga, seal me määrame neile õiguse, me tagime nad ära, et me leiame neid alati üles, et kui keegi tuleb tänaval vastu, ma olen PÖFFikas, me leiame su üles, kus sa ära eksinud oled ja. Et see on väga oluline. Siis kui me rääkisime mängude gamificationi keskkondadest, siis Eestis on tehtud Zelos ja soovitan vaadata Zelos äpp online'is jällegi ja see on siis selline keskkond, kus me palume vabatahtlikele ennast registreerida, see on ka vabatahtlik ja selle gamificationi abil me lahendame enda kiireid ülesandeid. Et kui nüüd tekkis, et mul on vaja nüüd toitlustuse juurde kedagi appi, siin näiteks kell on praegu 5, kell 6, ma panen sinna taski ülesse, see task tuleb inimesele kohe telefoni peale, et abi on vaja, ma saan selle eest 10 punkti ja selle punktide kaudu siis me saame hiljem neile anda preemiaid. Siis parim on jällegi selline keskkond, mis on Eesti poiste tehtud ja see on väga hea koht, kus teha oma ajagraafikuid. Ehk siis, kui meil on infotöötajad, piletimüüjad, piletikontrollid, neil on väga tihe ajagraafik, et filmifestivali juures on üle 800 seanssi ja kõik see on väga täpselt ajagraafikus, ehk siis see on see tööriist. Ja loomulikult siis need erinevad kontaktid, et inimestega kiirelt ühendust saada. Elukaar hästi lühidalt, see on midagi jälle, et
raamistada iseenda tööd. Et kus ma septembri jooksul kutsun, oktoobris võtan pardale, koolitan ja novembris juba paneme nad tööle lühidalt. Ja detsembrisse jääb siis tänuüritus. Siis oluline eesmärk, kõik oleksid hea tujuga. Aitäh!